muuseum on väike pööningumuuseum. Tavaliselt läheb pööningute koristamise käigus suurem osa asju lihtsalt ajalukku. Aga meie muuseum on niimoodi korda tehtud, et see ajalugu on kõigile vaatamiseks toodud. Ja tegelikult annabki see muuseum ülevaate sellest, kuidas väikestest külakestest Türi ümbruses on kokku kasvanud praeguseks juba tõesti aedlinnana tuntud väike armas linnake. Türi arenguks andiski tõuke raudtee ehitamine Tallinnast Viljandisse. Raudtee kohta on hästi vahva minu meelest praegu mõelda sellest, et kui rong hakkas Tallinnast Viljandisse sõitma, siis võttis see aega 11 tundi ja 5 minutit, aga tagasitee vist oli lühem sellepärast, et sõiduks kulus ainult 10 tundi ja 40 minutit. Miks see nii oli? Tulge, räägime. Kohalik puupapivabrik, mis siia siis kohalike ümberkaudsete mõisnike eestvedamisel ehitati, oli 1904. aastal Türil, või mitte Türil, vaid tegelikult kogu Eestis kõige suurem paberivabrik. Ja parematel päevadel andis ta Türil tööd 400 inimesele. See oli päris kõva sõna sel ajal. Kuna uute töökohtade loomine andis siin teenimisvõimalusi, siis hakkas maalt ümberkaudsetest küladest inimesi Türile tulema ja niimoodi tekkisid siia Rätsepa, Kingsepa, juuksuritööstused, kõik, mis inimestel vaja oli. Ja seda kõike, seda arengut on võimalik siin Türi muuseumis näha. Hästi vahva, millel me tahaks natukene nagu pikemalt peatuda ja mis on selline, meie meeles suhteliselt vähe nähtud, on meie juuksuritöökoja sisustus. Türil tegutses üle 50 aasta selline juuksur nagu Johanna Pent ja tema pärandusena on meile siis tulnud hästi vahvad masinad, ma ütleksin. Minu meelest see elektrirokiaparaat näeb välja, minu jaoks pigem elektrišokiaparaat. Et kõiki neid juhtmeid vaadates mina ei julgeks küll sellise aparaadi alla istuda, aga teada on, et kuni kuskil 30 aastat oli selline aeg, kui naised käisid vabatahtlikult sellise aparaadi all. Siin on veel selline hästi vahva föön. Ma arvan, et tänapäeva föönid jäävad sellele muidugi oma väljanägemiselt tugevasti alla. Lokitange ilmselt on enamus meist ka näinud ja kasutanud, aga hästi vahva oli vanasti selline eraldi elektriline lokitangide soendamise aparaat, kus siis juhe käis mitte tangide otsa, vaid oli aparaadi taga ja torgati seina. Et tegelikult ei ole mitte midagi uut siin päikese all, lihtsalt see vana on minu meelest märksa huvitavam. Ma usun, et enamus meist on näinud kõikvõimalikke Kingsepa liiste ja muid selliseid asju, aga hästi vahvad ja jälle inimestes selliseid emotsioone tekitavad on need trukiga potikud. Hästi vahvad ja selliseid emotsioone tekitavad asjad siiski. Aga tegelikult ongi muuseumidega selline lugu, et kõik need eksponaadid ja kogu see ajalugu koosneb ju lugudest. Ja need ajad, kui muuseumid olid sellised tõesti puhtalt akadeemilised ja natukene hirmutavad, kus hästi vaikselt pidi olema, ma arvan, et need ajad on tänaseks möödas, et praegu ei pea vist keegi enam kahetsema muuseumi uksest sisse astumist. Ega eriti ei panda vist välja enam selliseid asju, mida absoluutselt katsuda ei tohi, et siin on näha, et meilgi ei juhtu mitte midagi, kui need lapsed seda palli veeretavad või olgu need ajakirjad pealegi 30. või 40. aastast välja pannakse ikka sellised, mis esimese katsumisega kohe katki ei lähe. See muuseum koosneb meil 2 osast. Püsiekspositsioon tutvustab Türi arengut kuni 40. aastani, aga teine osa meie ekspositsioonist on ajutiste näituste jaoks ja neid meil käib siin aastas läbi ikkagi 6-7 olenevalt siis aastast, sest ega ajalugu ei ole ju see, mis ainult vanasti sündis, kuhu see piir siis tõmmata. Tegelikult on tänapäeval, mis toimub täpselt samasugune ajalugu juba võib-olla järgmisel aastal. Kui tulete Türile, tulge muuseumisse, siis räägime juba nendest lugudest, mis elu huvitavamaks teevad.